Väga mõnus ja põnev siin teiega olla ja piiblisse vaadata. Meie noortekate teemad lähevad siin selline piibel suurte pintsside tõmmetega ja mulle see mõte väga meeldib, et sageli meie piibli lugemine jääb kuskile sellistesse, kui mitte ühe salmi piiresse, siis ikka ühe loo piiresse. Loed sealt ja mõtiskled selle üle, aga hea on teada sellist suurt pilti. Et millest siis nagu need suurte pintsside tõmmetega piibel räägib. Ja täna minu osaks on rääkida piibli algulugudest, alates siis loomisest kuni läbi patulanguse veeuputuseni. Esimesed 11 peatükki esimese Moosese raamatus, kui kellelgi on oma piibel kuskilt, siis võite sealt kuskilt lahti võtta või kuskilt telefonist selle päris piibli alguse. Üritan siis natukene sellise skemaatiliselt ka joonistada, et kuidas need esimesed 11 peatükki lähevad. Seal on, mis seal siis on? Seal on loomislood, Jumal loob maailma, siis on patulangus, Kaini ja Aabeli lugu, Kain tapab Aabeli, siis on Noa ja veeuputus ja siis pärast seda veel Paabeli keelte segamise lugu. Ja me lõpetame siis ära, pärast seda tulevad Aabrahami lood. Kellele midagi need märksõnad ütlevad, on hea, kui ei ütle, siis kuule seda tähelepanelikumalt ära. Aga see on tegelikult 11 peatükki ei ole palju, seda on paarkümmend lehekülge piiblis, aga ajaliselt on see tegelikult kogu eelajalugu sisuliselt. Meeletu pikk aeg. Kõigepealt üks selline kaasamõtlemisküsimus. 2 esimest salmi piiblis ütlevad niiviisi. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Ja siis läheb edasi ja Jumal ütles, saagu valgus. Kui pikast ajavahemikust on juttu? Enne kui me jõuame üldse loomiseni välja, et Jumal ütles, et saagu valgus ja hakkas looma midagi. Et alguses lõi Jumal taeva ja maa, alguses oli tühi paljas ja siis saagu valgus. Meil pole aimugi, kui kaua lihtsalt oli midagi. Meil päris midagi ei olnud, aga midagi nagu oli. Nii et üks tavalisi küsimusi on, et kui kaua see asi on ja mitme päevaga, aga me ei tea isegi seda, kui suur ajavahemik on esimese ja teise salmi vahel piiblis. Enne kui Jumal nagu päris hakkab selle mateeriaga midagi peale looma, selle pimeduse ja valguse ja kõige sellega. Nii et väga suured küsimused päris piibli alguses. Aga üritan teile visuaalselt natukene luua siis pilti, et alguses siis Jumal loob kogu maailma loomine ja paneme siis märksõnaks Aadam, esimene inimene. Jällegi, meil ei ole piiblis kirjas, kui kaua Aadam ja Eeva elasid ilma pattu langemata. See võis olla natuke, see võis olla kaua, see võis olla inimese vanus enne patulangust ei ole ju piiratud, patupalk on surm, nii et ta võis kaua olla, aga siis ühel hetkel tuleb patulangus. Inimene pattu ja eksib Jumala vastu, Jumal saadab ta paradiisi aiast ära. See on patulangus. Ja see on selline järsk vahe tegemine. Asi see siis ei ole, võtad ühe puuviljast, ühe vilja, mida ei tohtinud võtta, aga Jumal ütleb, sellest piisab. Sa oled astunud üle minu pühadusest ja sa pead lahkuma siit. Patulangus, paradiisi aiast eemaldamine ja me näeme, et sealt tasapisi läheb, asi veel niimoodi käib alla. Kain tapab Aabeli, ja läheb järjest see lugu allamäge. Kuni Jumal ütleb, et inimkond on nii hukka läinud, nii palju pattu tehakse, ei ole kedagi õiget siin, ma hävitan selle veeuputusega ära. Ja siis ta ütleb, aga üks perekond, Noa perekond on, kes järgib mind veel. Et tema ma päästan, ehitab laeva ja siis tuleb veeuputusega Jumal tegelikult praktiliselt, ta nagu päris maailma ära ei hävita.
aga ta peaaegu hävitab ära ja sisuliselt pärast veeuputust on järel Noa ja tema perekond 7 hinge ja me oleme sisuliselt tagasi loomise alguses. Inimkonna poolest. Nullist tagasi. Ja nagu on restart, taasloomine. Nagu kustutas ära Jumal selle veeuputuse ja kõik, mis oli, aga päris nullist ei hakanud uuesti looma, vaid jättis alles sellise väikese seemne Noa. Aga seal läheb asi veel kiiremini alla mäge. Kui alguses Aadama juures Jumal teeb lepingu inimesega, ütleb, mida inimene siis peab tegema, aga lühidalt öeldud, aga põhimõtteliselt Jumal teeb lepingu, et mina õnnistan sind, aga sina pead siis valitsema selle maa üle. Seal Noa juures enam-vähem sama asi kordub. Jumal ütleb, et nüüd oled sina, võtad selle asja vastutada ja ma ütlen sulle, mida sa pead tegema. 9. peatükis on sellest juttu ja Vikerkaar saab selle tähiseks. Jumal ütleb, et see meenutab seda, et ma enam kunagi hävita maad ära. Aga siis tulid laevast välja Noa ja tema 3 poega, neist rahvastus kogu maa, Noa hakkas põllumeheks, istutas viinamäe, ta jõi veini, jäi joobnuks, ajas oma telgisenese paljaks. Aga Haam nägi oma isa paljast ihu, rääkis sellest oma 2 vennale õues. Ühesõnaga, seal juhtub midagi sündsusetut, mis ei oleks pidanud juhtuma. Seem ja siis 2 ülejäänud poega võtavad vaiba, läksid tagurpidi, katsid kinni oma isa palja ihu, nõnda, et oma isa paljast ihu ei näinud. Ja siis Noa ärkab oma veini uimast, sai teada, mis noorem poeg oli teinud ja ütleb, neetud olgu see poeg. Nii et mis iganes selle asja sisu on, selle on spekulatsioone, ma ei hakka teid sellega vaevama, aga seal juhtus midagi, mis ei oleks pidanud juhtuma, asi oli sündsusetu, asi oli rõve ja jälle järgmine patulangus kohe. See ilus algus, mis oleks võinud juhtuda, aga see rikutakse jälle ära. Ja siis käib jälle maailm meil tasapisi alla, on Paabeli lugu. Inimesed hakkavad ehitama suurt torni. Kui nüüd üks osa Jumala käsust oli see nii Aadamale kui Noale, et teid sagu palju alistage see maa või täitke maa, siis mida inimesed tegid mõne aja pärast, ütlesid, teeme suure torni, koondume kõik ühte paika. Ja ehitame selle taevasse välja, ühtepidi see oli eesmärk siis nii-öelda Jumalaks saada või et jõuda taevasse välja, teeme nii kõrge, et meie oleme kõige tähtsamad. Ja teistpidi, mis oli Jumala plaan algusest peale olnud, et täitke maa, minge laiali, paljunege teid sagu palju, täitke maa. Ja nemad tulevad ühte kohtu kokku ja ütlevad, et me teeme siia torni ja meie oleme kõige tähtsamad. Ja siis see ongi selle keelte segamise mõte, et Jumal siis segas nende keeled seal ära, nii et nad ei saanud enam aru ja nad pidid laiali minema, ei saanud üksteisest aru. On üks väga tähelepanuväärne koht seal 11. peatükis Paabeli torni loos, kus nad siis ehitavad seda linna ja torni, mille tipp oleks taevas. Inimesed ütlevad siin, tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. See on see otsene vastuhakk Jumala käsule. Jumal ütles, et hajuge üle maailma. Nemad ütlevad, et teeme endale nime, mitte Jumalale, et me ei hajuks üle kogu maailma. Issand tuli siis vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid, ja issand ütles, vaata, rahvas on üks. Need on nüüd Jumala sõnad, pange tähele. See ei ole lihtsalt inimeste arvamus, vaid Jumala sõnad. Piiblis on ka inimeste arvamusi, mõni inimene ütleb midagi, siis on selle inimese arvamus, siis see ei ole Jumala sõna. Aga siin on Jumala sõnad, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem alla, segagem nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Aga see on tähelepanuväärne, isegi Jumal ütleb, kui inimesed on mingil asjal ühel meelel, see võib ka väga vale asi, millel nad ühel meelel on. Aga kui nad on ühel meelel, siis Jumal ütleb, ei ole neil võimatu ükski asi. Ja see võib väga ohtlik olla. Võib-olla see ongi üks asi, miks on nii palju riike ja segadusi, et Jumal hoiab ka, et me ühel meelel, kui kogu maailm oleks ühel meelel, siis kardetavasti ta ei oleks mitte Jumala meelel. Ja siis ta võiks midagi väga jõudsat korda saata. Nii et kui väga paljud inimesed on ühel meelel, siis on kahtlane, sest see võib asi viltu minna. Ja siis
asi läheb allamäge jälle ja siis Jumal teeb plaani B. Sellele me täna ei jõua, aga ma lihtsalt joonistan siia ära, on Abraham. Kui siiamaani Jumal oli tegelenud kogu inimkonnaga, üks inimene Aadamast pidi kogu inimkond tulema, hävitas selle ära. Noa jäi alles, ühest pidi kogu inimkond tulema, see langes ära, Jumal ütles, okei, ma enam ei hävita, sest ma olen lubanud vikerkaare pannud siia üle. Ma enam ei hävita, aga nüüd inimkond jääb alles kõige oma patu ja jamaga, aga ma teen uue plaani. Ma võtan ühe mehe, ühe suguvõsa, sellest peab saama üks rahvas ja see rahvas, üks rahvas peab mind esindama. Minu nime kõrgeks tõstma, minu seaduse pidama ja et selle kaudu kogu ülejäänud inimkonnale ka näitama seda, milline on Jumal. Nii et mitte enam kogu inimkond, vaid ühe inimese kaudu. Aga sinna jõuab järgmisel neljapäeval. Siit edasi, see on see suur pilt nüüd sellest esimesest 11 peatükist. Siit edasi ma peatuksin nüüd natuke pikemalt loomisloo juures. Et miks on meil selline loomislugu? Miks on see üldse piiblis kirjas? Kust ta sinna piiblisse sai? Lihtsalt selline loogiline mõtlemine, isegi kui te ei ole teoloogilist kirjandust lugenud. Kust sai loomislugu sisse? Kust üldse keegi teadis seda kirjutada? Kuidas? Jumal lasi kirja panna. Nii. Keegi pidi Jumalat saama ilmutuse. Ei olnud, kas siis otse ilmutuse või keegi sai ilmutuse ja andis edasi, aga Jumal ühtegi ajakirjanikku ei olnud juures, kui loomine oli. Ei olnud sellist vaatlejat, kes pärast rääkis, et nägin, Jumal lõi maailma, just praegu eile juhtus. Vaid juhtus kunagi ühtegi vaatlejat olnud, Jumal andis kuidagi teada. Kõige parem teadmine, mis meil on, et Mooses on kirja pannud Moosese raamatud, need esimesed 5 raamatut, loeti igasugust teoloogilist kirjandust, selle üle ka kaheldakse. Mina ei näe mingit tõsist põhjust, miks selle üle kahelda, sest Mooses oli ka kogu sellest Iisraeli rahvast ainuvõimalik, kellel oli üldse selline haridus ja pädevus, et ta võis sellist asja kirja panna. Ta oli kasvanud üles Vaarao õukonnas, Vaarao peres, kasulapsena, ta oli saanud maailma parima hariduse, mis tollal üldse oli võimalik saada, ja kui keegi üldse võis sellist asja osata kirja panna ja kirjaoskus oli ju täiesti olematu tollal ajal, siis sai seal ainult Mooses. Kes seal üldse sai olla selline veel? Nii et Moosesele ilmselt kas otse või kellegi kaudu Jumal ilmutab aga Jumal on mingi mõte ka, miks ta just need asjad teada andis. Oleks võinud ju täitsa teadmata jätta. Oleks võinud lihtsalt oma seadused anda, 10 käsku, teised käsud, seadused. Miks oli rahval vaja teada, kuidas maailm alguse sai? Oleks võinud ka ilma. Pühakiri võiks hakata täiesti ilma nende asjadeta. Ei ole vaja. Meil ei ole seal ka mingi muid asju. Näiteks leiva küpsetamise õpetust ei ole seal alguses, võiks ju ka olla. Aga Jumal ei pidanud seda vajalikuks sisse panna, aga loomislugu pidas vajalikuks sisse panna. Sageli loomislooga seoses inimesed küsivad väga palju põnevaid küsimusi. Et kui loomislugu on selline, kui vana siis maailm on? Kas 7 × 24 tundi või hoopis 4 lõi Jumala või kes lõi Jumala? Ja kui Jumal lõi maailma niiviisi, kuidas siis suhtuda evolutsiooni? Ja meil on igasugu vahvaid küsimusi, mida inimesed tahavad küsida ja loomislugu on piiblis ainult 2-3 lehekülge. Ja nii palju küsimusi tahetakse kõik sellest ühest 2 leheküljest kätte saada. Mina leian, et loll võib rohkem küsida, kui 100 tarka vastata. Ja ma arvan, et see kehtib ka piibli loomisloo kohta. Kui me tahame kõik vastused saada astronoomia, suurema osa ajaloo, bioloogia, geoloogia, kosmoloogia kohta, samuti mitmetele füüsika alusküsimustele saada kõik vastused sellelt 2 leheküljelt, siis ilmselt me küsime liiga palju. Need leheküljed ei ole lihtsalt selle jaoks kirjutatud. Sellepärast tasub panna maha oma küsimused ja mõelda, miks Jumal selle pani kirja, miks Jumal tahtis, et see oleks seal kirjas. Miks tollal, kui Mooses juhtis Iisraeli rahvast Egiptusest välja, miks oli vaja sellele rahvale seda loomislugu?
mitte selleks, et vaielda evolutsiooni üle ilmselt. Nemad ei lugenud kokku, kui palju aastaid on maailm vana. Sellega hakati tegelema 17–18 sajandil. Suurem osa ajaloost kristlik kirik pole ka üldse, talle pole üldse oluline olnud see küsimus, kui vana on maailm. See tuleb alles hariduse tekkimise kuskil 17–18 sajand. Hakatakse lugema need sugupuusid kokku ja püüdma leidma, kui vana oli kellegi isa ja vanaisa ja siis, et kui vana on maailm. See on täitsa uus küsimus. Enamik inimesi pole kunagi seda küsinud. Milleks siis on see loomislugu? Toome ühe võrdpildi. Kujutage ette ühte armastusluuletust, kus armastust on võrreldud mesilasega, kes tiirutab kauni lilleõie kohal, sumiseb ja võlutult laskub selle lilleõie tolmukatele ja lilleke, tundes hellust selle mesilase vastu, sulgeb oma kroonlehed ja embab seda mesilast. No natukene mesine oli see asi, aga no ilus pilt, sellest saaks ilusa luuletuse. Ja mida selline kujund või luuletus väljendab? See väljendab seda, et lill armastab mesilast. Aga nüüd selline tänapäeva inimene, kellel pole sellisest kujundlikkusest aimugi, võiks küsida 100 küsimust selle luuletuse kohta. Millal hakkas mesilane lilleõit armastama? Kas kui ta tiirles või kui ta laskus või alles siis, kui kroonijad kinni läksid? Ja kuidas üldse tekib armastus? Kas mesilane ja lill võivad kunagi omavahel ka järglasi saada? Ja mis värvi oli lilleõis? Mis värvi oli lilleõis selles loos? Ja kas see lugu äkki toimus õhtul, sest lill sulgeb oma kroonlehed ju teatavasti päikese loojudes? No üks selline ratsionaalne inimene võib kogu ilu ära hävitada. Küsida 100 küsimust, mis ei puutu asjast. Tegelikult mida see kujund ja luuletus väljendas? Seda, et see mesilane ja lilleõis armastasid teineteist. See oli asja sõnum. Ja samamoodi loomislooga. Mina leian, et seal on, nagu piibel üldse on eelkõige raamat Jumalast ja Jumala tahtest ja siis inimesest ja inimese seosest Jumalaga, aga mitte teaduslik ülevaade. Niiviisi me peame ka küsima, et mida see loomislugu räägib Jumalast. Ta on eelkõige midagi Jumala kohta, mitte ajaloo kohta, mitte inimese kohta. Galilei on öelnud, piibel ei ole mitte selleks, et õpetada, kuidas taevad liiguvad, vaid kuidas meie võiksime liikuda taevasse. Päris hea ütlus kuulsalt teadlaselt. Nii et kõiksugused muud küsimused, millal, kuidas, miks on ka head, aga loomislugu vastab eelkõige küsimusele, kes on Jumal, milline on see Jumal. Ja algselt, kui siis Moosese kaudu see loomislugu saab rahvale teatavaks, see rahvas teab Jumalast igasugu segasid asju. Nad on olnud 430 aastat orjad Egiptuses, nad on tulnud teiselt maalt, alguses headel põhjustel, aga siis on nad orjadeks muutunud ja 430 aastat tagasi, aidake mind nüüd, see oli, kus Eestimaa oli? Praegu on 2000, siis oli 1600 algus, mis toimus? No nii, võtame umbes 1600 alguses, mis toimus ajaloos, Eesti ajaloos? Rootsi aeg, jah. Liivi sõda polnud veel olnudki, jah. Liivi sõda oli, 1700. No võt. Midagi teate. Aga millised olid, see on nii kauge ajalugu, et me nagu midagi oleme õppinud, aga et kui palju on kultuur muutunud, traditsioonid muutunud, hoiakud muutunud, mida me oleme vahepeal õppinud rootslastelt ja Tsaari Venemaalt ja ma ei tea kellest kõike, Eesti rahvas on kindlasti palju muutunud 400 aastaga. Ja samamoodi ka Iisraeli rahvas, Jumala valitud rahvas, kui nad olid Egiptuses, olid võtnud omaks tollaseid võõraid kultuurinorme, võõraid uskumusi, võõraid arusaamu Jumalast ja nüüd siis Mooses peab neid mitte lihtsalt viima punktist A punkti B sealt tõotatud maale läbi kõrbe, vaid ta peab ka kujundama nende mõtteviisi, nende uskumusi. Ja sellepärast Jumal annab neile seadused ja sellepärast Jumal annab ka neile selle loomisloo. Ja loomislugu nüüd õpetab mitut olulist asja,
mis on teistmoodi kui teistel rahvastel. Et siiamaani te olete uskunud niiviisi, või rahvad teie ümber usuvad niiviisi Jumala kohta, aga teie teadke, et asjad on tegelikult teistpidi. Mis on need asjad siis, mis on? Palju jumalaid oli ümbritsevatel rahvastel. Ja see loomislugu ütleb, on üks Jumal. Jumal lõi, mitte jumalad lõid, vaid Jumal lõi. Elementaarne, doktor Watson, aga see ongi elementaarne, sellel põhineb kõik muu. On üks Jumal. Ärge kummardage võltsjumalaid. Ümbritsevad rahvad pidasid päikest ja kuud ja tähti jumalusteks. Päike, kuu, tähed olid erinevad jumalad. Taevakehadel arvati olevat teatud mõju inimestele ja loodusele. Loomislugu ütleb, Jumal lõi taevakehad. Lõi suurema valguse, lõi väiksema valguse ja siis on minu arust nii geniaalne ja siis on lihtsalt 2 sõna ja tähed. Nagu lõpuks natukene tähed ka. Inimestel on teatud horoskoopide süsteemid, mis ütlevad, et iga kuu mõjutab erinev tähtkuju seda maad ja me peame seda asja arvestama ja loomislugu ütleb, jama, need on lihtsalt Jumala loodud asjad. Kui nad üldse mõjutavad, siis gravitatsiooniga, kuu gravitatsioon on kordades suurem kui mis tahes tähtkuju gravitatsioon. Nii et ärge kummardage neid tähtkujusid, ärge kummardage neid päikest, ärge kummardage ka emakest maad, kõik see on Jumala loodud asi. Sama tähtis kui kivikliibu rannas või porikärves akna vahel. Me võime nende eest tänada Jumalat, aga mitte need austada. Nii et palju Jumalad, üks Jumal, päike, kuu ja tähed on Jumalaks, see on kõik loodu. Mida veel ümbritsevad rahvad arvasid? Nendes müütides, mütoloogias oli see, et kuidas on inimene tekkinud. Inimene tekkis jumalavaheliste konfliktide tulemusel juhusliku kõrvalnähtusena või jumalate vahelisest seksuaalvahekorrast sõltuvalt müüdist. Piibli loomislugu ütleb, Jumal tahtis, et inimene on loodu kulminatsioon, mitte juhuslik kõrvalsaadus, kes on olemas ainult selleks, et Jumalaid toita, vaid Jumal tahtis inimest. Inimene oli väike kõrvalsaadus, loomisjoo järgi on inimene oluline, loodu kulminatsioon. Ümbritsevad rahvad pidasid 7. päeva ebaõnne päevaks. Loomisloo järgi 7. päev oli Jumala päev, kus ta puhkas. Hingamispäev, õnnistuse päev. Nii et igasugused, et ärge kartke 13 ja reedet ja ma ei tea, missuguseid muid numbreid. Kõik numbrid on võrdsed. Iga päev, iga number on Jumala number, kui see on Jumala õnnistuse all. Nii et see loomislugu esitab meile väljakutse, et millist Jumalat me usume. Kohe päris Piibli alguses seab paika, et on üks Jumal, tema on kõik teinud, muu asi on kõik loodu, on üks Jumal, kõik on muu tema loodud ja sellest me peaksime lähtuma kogu oma usus, kogu oma selles, mida me austame ja mida me ei austa. Loomisloos on ka juttu, et Jumal lõi suured mereloomad vees. Tollane ühiskond kartis, et mingisugused müütilised loomad kuskil, vesi oli üldse selline tundmatu, meri oli tundmatu suurus, kartetav suurus. Ja loomislugu ütleb, et kui seal on mingid loomad, üldsegi mitte müütilised loomad, kui seal on mingid suured loomad, siis need on Jumala looming. Ja kui neid ei ole, siis ei pea neid ka kartma, kui need on ainult legendid. Ärge kartke seda. Sama, ma arvan, tasub meil laiendada igasugustele tänapäeva nähtustele. Inimesed kardavad taevakoletisi, ufosid, mingisugused muid asju. Kui nad on olemas, on nad Jumala looming. Ja kui need ei ole olemas, siis need ei ole olemas. Ja me ei pea neid kartma ei esimesel ega teisel viisil, rohkem kui Jumalat. Nii et loomislugu räägib, et on üks Jumal, see on igasuguse polüteismi ja ateismi vastu. See Jumal sekkub maailma, ta loob seda maailma, see on igasuguse deismi vastu,
ja see Jumal on loonud kõik ja see eristab seda panteismist. Tegelikult loomislugu seab sellise, paneb jala maha ja ütleb, milline on Jumal. Ei ole panteistlik Jumal, ei ole ateism, ei ole polüteism, on üks Jumal, kes on kogu maailmast eraldi, ta on tahtnud seda maailma, inimene on selle loodu kulminatsioon ja inimene on pandud valitsema selle maa üle, hea peremehelikult valitsema. Nii et loomislugu on eelkõige Jumalast ja mitte selle küsimiseks, et aga kui pika aja jooksul ja kas need detailid ja kuidas see läheb. Mõelge tagasi selle mesilase ja lillekese peale. Mis oleks aga siis loomise alternatiiv, kui me tänapäeva tuleme? Vahel peetakse loomise vastandiks evolutsiooni. Evolutsioonist tuleks aga nüüd eristada mikroevolutsiooni ja makroevolutsiooni. Mikroevolutsioon on mingi liikide sees, tõuaretus või selline liikide sisene areng. Ja sellega, ma arvan, on igati ja okei, seda on vaadeldud, seda juhtub tasapisi jätkuvalt, liigisisene muutus. Mida loomislugu ütleb? Jumal lõi elus olendid nende liikide järgi. Et liigid on Jumal paika pannud. Ja liikide teisendamisega on meil palju suuremaid küsimusi ka, sellepärast et teaduslikku vaatlust nende kohta ei ole, on teatud arheoloogilised leiud, aga et mis neid seob omavahel, on küsitav. Nii et kui me küsime, mis on loomise vastand, siis mitte lihtsalt evolutsioon, vaid ma ütleksin selline ateistlik evolutsioon või selline puhtalt materialistlik evolutsioon, mis ütleb, et maailm on alati olnud, kõik tekkis iseenesest, mõistuslikud olendid tekkisid iseenesest, mitte mõistuslikust ainest. Kui nüüd nii oleks, esiteks Piibel paneb jala maha ja ütleb, et ei ole niiviisi. On Jumal, kes tahtis ja suured asjad on Jumal paika pannud. Aga selline ateistlik evolutsioon, kui niiviisi oleks, siis oleks see hirmus lootusetu. Hirmus lootusetu oleks see elu. Me tuleksime ei kuskilt, me läheme ei kuskile ja peaksime püüdma elada mõtestatud elu nüüd ja praegu. Keset raskusi, kannatusi, eluvõitlust. Sellise ateistliku evolutsiooni isetekkelise ei kuskilt tekkinud maailma loogiline järeldus on, et võiks kuuli pähe lasta. Nüüd ja praegu. Ja ausad ateistlikud filosoofid ongi selleni jõudnud. Me elame lootusetus maailmas, ateist Bertrand Russell ütleb, hinge olemasolu võib ehitada ainult lakkamatu meeleheite vankumatule alusele. Kõige aluseks on lakkamatu meeleheide. Suurepärane. Võitlev ateist Richard Dawkins on öelnud, universum on kõle, külm ja tühi. Kui palju on inimesi, kes selle pealt ütleks, jess, siin ma tahangi elada. Nüüd hakkame tegutsema. Erinevad, olgu siis see ateistlik evolutsioon, materialistlik evolutsiooni maailmapilt või ka mõned muud maailmapildid esitavad meile pilti, et kõik on üks. On maailm ja siin me kõik oleme. Igasugused putukad ja inimesed ja loomad ja kõik me oleme siin maailmas sees. See on siis selline ateistlik maailmapilt. Kui me võtame ka mingisugused sellised jumalat sisaldavad maailmapildid, näiteks panteism või New Age, mis ütleb, et me kõik oleme üks jumal, siis see jumal on ka siin kuskil. Kas siin sees või kuidagi siin läbivalt kuidagi, aga see on see maailm, kus suur osa maailmast elab. Inimesed, loodu, võib-olla jumalat pole üldse või kui jumal on, siis on ta ka siin sees. Ja ka postmodernistlik mõtlemine ütleb seda, pole vahet tõel ja valel, jumalat väljaspool meid endid ei ole, leia jumal enda seest. Loomislugu esitab täiesti teistsuguse pildi ja ütleb, et on Jumal ja
tema on loonud kõik inimesed, loomad ja kogu selle loodu. Jumal on väljaspool oma loodut. Ta on sõltumatu, ta on iseseisev. Selles minu jaoks ei ole mingit lootust, selles maailmapildis. Selles, kui meil on mingid jamasid, kui meil on probleeme, kui meil on valu, siis on, kelle käest abi küsida, on, kes võiks tulla päästma. Siin ei ole mitte kedagi, kes võiks tulla päästma või kes võiks meile appi tulla. Sest me oleme kõik samas potis. Aga siin on Jumal, kes võiks tulla meile appi. No ütleme siis, teism ütleb, et Jumal on olemas, aga ta ei tegele meiega. Piibli loomislugu ütleb, Jumal on olemas, ta on tahtnud seda maailma. Ta on loonud selle ja Piibel edasi räägib seda, seesama patulanguse lugu räägib ka seda, et Jumal tegeleb jätkuvalt selle maailmaga. Kui inimene tegi pattu, keeras Jumalale selja, siis Jumal hakkas otsima inimest, otsima lahendust, kuidas päästa inimest. Ja selles siis on inimene ja on siis muu loodu. Ja inimesele on Jumal andnud, inimene on ainus, keda Jumal on loonud Jumala näolisena, andnud talle teatud eesmärgid, mis on Jumalal volitanud teda tegelema nende asjadega siin maa peal ja loomad ei ole Jumala näolised. Selles mõttes inimene ja loomad ei ole samal tasemel loomisloo järgi. Selle erinevuse loob ka loomislugu sisse. See läheb nüüd ühtepidi, meil tuleb keskkonnast hoolida, keskkonda kaitsta, valitseda seda maailma hea peremehelikult, aga igasuguse radikaalse keskkonnakaitsega, mis ütleb, või radikaalse loodushoiuga, mis ütleb, et me kõik oleme üks, pole vahet kärbsel ja elevandil ja inimesel, me peame kõiki kaitsma ja kõiki taimekesi ja kõiki inimesi ühte viisi. Piiblilugu ütleb, et see pole õige. Meil tuleb kaitsta loodut, aga kui sa valid, sul on auto, sõidad autoga ja sul on tee peal väike laps ja sul on tee peal koer ja kärbes, siis sa tead, millisest sa üle sõidad ja millisest sa ei sõida üle. Ja see tuleb ka loomisloost. Niisiis, selline panteistlik, new age'lik, ateistlik maailmapilt ei anna mingit päästet, sest väljaspool ringi pole mitte kedagi. Me oleme lootusetult omapäi, me tuleme ei kuskilt, läheme ei kuskile ja loomislugu ütleb, me ei ela sellises maailmas. Jumal tegeleb meiega, Jumal on tahtnud meid. Ta tegeleb meiega, ta hoolitseb meie eest, kui vaja ka karistab, nii nagu veeuputuses. Ja lõpuks see on meil igalühele väga oluline. Kui ilma loomisloota, lõpuks piiblist üle, mujalt tuleb see ka välja, aga loomislugu juba esitab esimesed leheküljed sellise, paneb märgi maha ja ütleb, Jumal on kõik loonud. Jumal on ka sind loonud, kogu seda maailma. Sa lähed talle korda. Tal on omad ülesanded meile ja meil on kelle poole pöörduda, kui meil on abi tarvis. Ja kui meil on pattu, kui meil on muresid, kui meil on jamasid elus, siis Piibel näitab, et need ei lähe mitte iseenesest korda, vaid Jumal sekkub ja siis nad lähevad korda. Kui inimkond oli pattu teinud ja läinud kaugele, siis Jumal saadab mingisuguse lahenduse, mingisuguse plaani. Ja lõpuks, see pole küll tänase teema, aga kõik asi kulmineerub ikkagi Kristusele. Jumala viimane, parim plaan on Jeesus Kristus. Nii nagu loomises Jumal lõi tohuva pohust, ei millestki, algkeelne sõna on seal tohuva pohu, maa oli tühi ja paljas, maa oli tohuva pohu, see on üks sõna, mis tuleb heebra keelest otse eesti keelde. Lõi sellest korda, niiviisi ka Jeesuse kaudu püha vaim loob inimeses korda. Ja see on Jumala plaan praeguseni meie jaoks. Ka meil on võimalik otsida abi Jumala käest. Ja see annab meile palju lootust. Ja lõpetan ühe kirjakohaga Uuest Testamendist. Jumalal on olnud hea meel lepitada Kristuse läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised,
tehes rahu tema ristivere läbi. Kõikide jaamadega võime minna Jeesuse kaudu Jumala poole ja meil on Jumal, kes meid on loonud ja kes tahab meid aidata. Aitäh!